Samal ajal, kui Kalle Grünthal oli siin Riigikogus tööl, lausa kõnetooliski mõnikord elas tema kütusekaart, aga oma elu ja tema kütusekaardiga tangiti kütust. Selline on kahtlustus, mis talle on esitatud ja et asja saaks nüüd kriminaalmenetluses edasi uurida, võetakse Grünthalilt saadikupuutumatus. Politsei võib asju uurida, kuid süüdistust ei saa Riigikogu liikmele esitada enne, kui Riigikogu võtab õiguskantsleri ettepanekul saadikult puutumatuse. Täna esines õiguskantsler Ülle Madise Riigikogus ja tegi selle ettepaneku. Kahtlustusest nähtuvalt oli Riigikogu liige teadlik sellest, et tema poeg ja poja abikaasa ei kasutanud tangitud kütust Kalle Grünthali Riigikogu liikme tööga seotud tegevuseks. Seadus lubab Riigikogu liikmetel kasutada kütusekaarte tööks vajaliku kütuse tankimiseks. Grünthali puhul muutus asi kahtlaseks siis, kui selgus, et ta tankis kütust ajal, mil ta ise oli Riigikogus kohal. Uurimine näitas, et Grünthali kütusekaarte kasutasid ka tema poeg ja poja endine abikaasa ning mitte Grünthali töö jaoks. Kokku tehti 46 tankimist, summas ligi 3000 eurot. Selline on kahtlus. No kui Kalle oleks minult küsinud, kas ma nii võin teha, siis mina oleks öelnud, et ära niimoodi kuluhüvitisi kasuta. Aga see ei ole tegelikult asja sisu. Asja sisu on see, kas me laseme prokuratuuril võtta suvaliselt Riigikogu liikmeid ette ja neile kriminaalasju algatada. Riigikogus arutatigi palju seda, kas kriminaalasi on õigustatud. Mõnel teisel juhul isegi suuremate summade puhul on saadikul palutud raha lihtsalt tagasi maksta. Grünthal näeb siin süvariigi tegutsemist, kus arvamusfestivalil oli riigi peaprokurör isiklikult põõsas passinud, et Grünthalit vahele võtta. Julgesin avalikus väitluses kritiseerida prokuratuuri tegevust. Hiljem mulle kanti muidugi ette, et toonane peaprokurör Andres Parmas kuulas väitlust teiselt poolt Sireli põõsast, mis lahutas väitlusala. Ja 2 kuud hiljem olen ma kuluhüvitiste kasutamise osas uurimise all. Uurimistoimikus on väidetavalt ka infot, salvestusi ja fotosid Grünthali teiste inimestega kohtumiste ja vestluste kohta, sealhulgas teiste Riigikogu liikmete ja ajakirjanikega. Õiguskantsler ütles, et tema ei tohi selliste asjade sisu hinnata, aga oli korduvalt kriitiline. Kui Riigikogu soovib, et õiguskantsleril oleks õigus anda prokuratuuri tegevusele Riigikogu liikmete suhtes kriminaalmenetluse algatamisel hinnang, siis palun kirjutage see seadusse. Võib-olla ongi seda vaja. Kas Grünthal kasutas kütusekaarte valesti, kuidas neid kasutati ja miks, selgub faktina kohtus. Grünthal ise ütleb, et ta on saanud tapmisähvardusi ja korraldas niimoodi oma isikukaitset. Mina näen selles ohtu ja seetõttu ma korraldasin oma isikukaitset iseseisvalt. Täpsemad küsimused on kui peaga vastu seina jooksmine. Palun avage seda vastust, see jäi arusaamatuks. See jääb kohtumenetlusse, sest ma tuletan meelde, et kõiki tõendeid või kõiki ütlusi, mida põhimõtteliselt ajakirjanduse kaudu antakse või eelnevalt räägitakse, kasutatakse kohtus sinu vastu ära. Ja seetõttu ma ei saa teile selle küsimusele vastata. Sündmuste ajal oli Grünthal EKRE erakonna liige, kuid skandaali puhkemisel lahkus ta parteist. Nüüd on ta Riigikogus erakonnatu saadik ehk niinimetatud aknaalune. Riigikogu hääletas saadikupuutumatuse äravõtmise poolt, seda on Riigikogu sellistel juhtudel alati ka varem teinud.